Nii, et mul on siis eelmisel aastal oli ka ja nüüd on siis selline austav võimalus võtta kokku inimeste juttu, kes on minust targemad ja veel hullem, et vähemalt selles keskkonna valdkonnas mulle tundub, et ka enamik saalis olijaid on minust targemad. Nii et ma ei hakka üle jõu käivat ülesannet võtma, aga ma saan peegeldada ehk oma sellist emotsiooni, mis te vaatate, kas see resoneerub teiega või mitte. Ma ise hakkasin seda elevanti toas nägema kuskil 3-4 aastat tagasi. Tähendab, tajusin ära, et see teema on minu jaoks nagu oluline, süvenesin sellesse ja hakkasin teatud mõttes nagu seda nagu järgima. Ja siis oli selline hea aeg, et kui sul nagu rääkisid, et sa seda elevanti näed, siis ka sõbrad ja tuttavad ütlesid, et äge, et oled tore. Siis mind kutsuti arvamusfestivalile Paidesse, mingis paneelis rääkisin kestlikkusest, tarka juttu ja ümberringi olid rahvaski, ka aplodeerisid, et tubli Igor ja räägid. Aga nüüd ma millegipärast mõtlen, et kui ma uuesti sinna Paidesse satuksin ja see sama seltskond seal oleks, me rääkisime sama juttu, et pine tea, äkki vilistavad välja. Vaadake, 2 aasta jooksul see keskkond on meil ikkagi nii palju muutunud, et see jätkusuutlikkus ja rohemõtlemine paraku ei ole enam iseenesest mõistetav. Kui minna siit saalist välja ja küsida inimeste käest, et mida me siin saalis teeme, siis mida nad arvavad? Kas nad arvavad, et me oleme siin grupp selliseid utopiste, kes räägivad ilusast, muinasjutulisest, aga teostamatust tulevikust või mis hullem, veel hullem, et nad äkki peavad meid vandeseltslasteks, kes nii-öelda mingite suurkorporatsioonide huve proovivad esitada üldiste huvide pähe ja omale mingisugust raha välja kaubelda. Ma arvan, seda me kõike kohtame, kogeme ja näeme seda veel. Mina õnneks ei olnud väljaspool saali, et ma olin siin ja kuulasin teid ja mul sellist illusiooni ei ole, mis ma saan sügavalt iseenda jaoks nagu aru, et see elevant on jätkuvalt täiesti olemas. Ja mul on nii uhke tunne, et meie seas on tegelikult nii palju inimesi, kes seda vankrit nagu edasi veavad. Ja on, mis on, aga minister siin ütles hea tähelepaneku, et isegi kui ta järgmised valimised peaks kaotama ja ma ei tea, EKRE ja Isamäe tulevad võimule, siis ega sellist üldist progressi nad kuidagi ei pidurda. Et selges, et rohemõtlemine läheb jätkuvalt edasi. Üks mõte veel, mis mind haakis selle seltskonnaga, et ma käin palju igasugustel ettevõtluskonverentsidel erinevates valdkondades ja mida üldistada või mille poolest meie tänane üritus nagu eristub. Et valdavalt me räägime väga lühikesest vaatest, ma ei tea, homme, ülehomme, võib-olla järgmine aasta, valimistsükkel ja teine asi, mida me teeme, me nii palju vastandume, me nii palju kritiseerime üksteist. Tuleb mingisugune uus idee, et see tegelikult lämmatatakse juba eost. Ja vaata siin, selles seltskonnas, seda ei ole. Ei ole. Nägid, 2 ministrit istusid tükk aega lava peal, ühtegi kriitilist halba sõna, võib-olla oleks võinud mõni tulla ka, aga ei olnud. Meil on mentaliteet on hoopis teistsugune, et me töötame koos, jah, meil on kuskil erinevad nagu arusaamad, me räägime nad läbi, me teeme pikaajalisi plaane ja oleme sõbralikud. Ma arvan, see on nii suur väärtust, mida tasuks hoida. Ja võib-olla siis lõpetuseks Eva Truuvergiga rääkisin siin kohvipausi ajal ja tema oli lugenud hästi palju neid inimeste unistusi, et siin on õunad, näete. Ja ühe inimese unistus oli siis selline, et aastaks 2040 ta tahab, et tal oleks oma siidritalu. Ja mida ta selleks tegema peab, mida ma selleks tegema peab? Me peame juba täna istutama õunapuu. Palun leidke oma unistusele see õunapuu ja istutage, kui mitte täna, siis homme maha. Aitäh teile!